tere, armas äriõiguse huviline! Oleme pannud üles näidisdokumendid osakapitali suurendamiseks mitterahalise sissemaksega. Selleks on vaja 3 põhilist dokumenti. Esiteks osanike otsus, teiseks mitterahalise sissemakse eseme väärtuse hindamise akt ja kolmandaks mitterahalise sissemakse eseme üleandmise leping. Paari sõnaga selgitan põhiasju, millele pöörata tähelepanu osanike otsuse koostamisel. Kui te näidist kasutate, siis pidage meeles, et võimalikult täpselt tuleks määrata 4 asja. Esiteks osakapitali suurendamise ulatus, ehk kui suure summa võrra osakapitali suurendatakse. Teiseks osa märkimishind, ehk kui palju tuleb osanikel osa eest maksta. See võib koosneda osa nimiväärtusest, aga ka näiteks sellele lisanduvast ülekursist. Neljandaks, kui suures osas saab osa eest maksta rahalise sissemaksega ja kui suures osas mitterahalise sissemaksega. Ja neljandaks, mis on mitterahalise sissemakse ese, ehk siis need asjad ja õigused, mis osaühingule üle antakse. Kui teil on näidise kohta küsimusi, siis võtke julgelt ühendust.